Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the No tere hommikust, meil on järjekordne video, onju. Täna on meil pühapäev, 27. aprill, kui ma ei eksi. Ja meil on täna esimene reaalne trenn see hooaeg. Ja siis meil on juba järgmine nädalavahetus mulgidrift. Tahaks sõita juba. Aga nagu ikka, alustame päeva trailerendist, et haagised trailerend.ee. Ja siis liigume Akase Motorsisse ja sealt võtame bussi. Ehk siis X5 läheb puhkama ja paneme haagime sinna bussi külge, selle samuse haagise. Ja siis on vaja pakkida bussid ja liikuda. Eile, ehk siis eelmine video, minu jaoks on see eile, oli väga crazy. Tegime ju käsitsi Vitalikule liveri. Peaks olema, või noh, enam-vähem nägema välja nagu minu auto oma, kuigi minul läheb justkui värvide mäng, et mul läheb punasest sujuvalt üle kollaseks, siis Vitalikul me lihtsalt võtsime oranži, panime sinna kollast peale, panime halli, panime valged, mõned sponsorkleepsud ja nii edasi. Ma hetkel veel ei tea, mis te teate või mis te arvate sellest disainist, sest siiamaani pole mitte ühtegi värvilist pilti ma kuskil näidanud, aga selles videos te näete, ma arvan, päris palju, kuidas näeb Vitalik auto välja. Minu autot olete juba näinud, me läheme teeme trenni, head, tugevat trenni. Käisin ka nädala sees Aleksander Pihoja juures, tegi mulle sillastendi ja keerasime tagumised rattid natukene kokku ja esimesed rattid samamoodi natukene liiga lahku olid, nüüd keerasime kokku. Vaatame, mis ja kuidas see auto nüüd käitub. Lihtsalt lähme, sõidame, naudime ja teeme trenni. Aga näeme juba Akase Motorsis. Nii, oleme nüüd Akase Motorsis ja eelmises videotes nägite, kiletasime Vitaliku autot. Siin on. Lähme vaatame kord nüüd päikse käes, sest meie pole ka varasemalt seda päikse käes näinud. Ja kuna hetkel on nii kiire pakkimisega olnud, me ei ole jõudnud isegi vaadata. Vaatame koos siis. but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Ja meil on lõpuks ka uus tiimibuss olemas. Ehk siin on küll natukene rohelist on vaja välja vahetada oranži vastu, aga eile saime kätte, eile tegime ülevaatuse, üleeile saime kätte, üleeile võitsime oksjoni. Sprinter, natukene väiksem kui see seal Vitaliku oma, aga sellegi poolest kõik praegu katsetamegi, et kõik drifti justkui rattad, varuosad, muud asjad panime valgesse bussi, kas mahub, kuidas mahub ja nii edasi. Ehk siis, kui tulevikus on vaja, et sellest seal saab matkaauto, siis see jääb justkui tehniliseks bussiks. Me oleme ilusti jõudnud Raassilda, see tähendab seda, et on vaja teha trenni, aga Vitalik just jõutis ka, hetkel on ta kuskil line-upis, seega lähme vaatame, mis ja kuidas ta sõidab, mis ta teeb ja lihtsalt naudime tänast päeva, teeme ilusti trenni ja oleme kasulikud. Esimene ring sai tehtud, mis emotsioon on? Mitte midagi.
lihtsalt prooviring oli. Ehk siis aegustusala on siin. Until this, you are on full throttle. And diesel area ends here. Here you have to be on full throttle. Siin peab olema põhjaka peal jälle. Samal ajal, kui mina pikutan siin Vitaliku Sprinteris diivani peal, nii mõnna on, siis juba teist ringi järjest Vitalik lõhub autot. Lähen vaatan, mis ta siis ära lõhkus. Там буквально несколько сантиметров тебе не хватает, хуйня. В принципе, не так плохо. Подожди, а если сначала... Kuidas kommenteerid? Just oli värske ilus auto ja juba teist ringi järjest tuled lõhutud autoga. No mis seal ikka? See ongi see auto, kus sa lõhkud seda. Ei, neid autosid ei ole vaja lõhkuda. Lihtsalt vahepeal juhtub. Okei, mina magan edasi. Täna oli ikka 4 tundi und ja seda on ilmselgelt liiga vähe. 2 ööd järjest 4 tundi und. Aga minul on siin suuke place, diivan ja ma lihtsalt viskan ennast siia pikali ja lihtsalt magan. Õudne. Samal ajal, kui mina olin koosolekul, siis Vitalikul oli trenn ja viimane ring, mina nägin pealt seda kaamerat, minu kaasa ei olnud, võib-olla Vitaliku isa filmis. Aga sellest ilusast autost on saanud stanged. Pole, tuli katki, stanged ala katki, siin on nagu on. Ja see ei ole veel kõik, me näeme kivi siin, on ju. Ei, katus pole olnud, aga mis asi see on? Ja noh,
tegid? Sõitsin. Vales kohas sõitsid. Läks liiga laiali ja... Всё. Pole hullu, mina vahetan riided ja nüüd võtab kaamera Vitalik enda kätte ja alustame sõitmist. Samal ajal kui sina vaatad seda videot, olen mina kuskil kaugel. Täpsemalt olen Hollandil jäähokit mängimas. Kus linnas ma olen? Ma ei tea, pole õrna aimugi. Aga me maandusime Amsterdami ja Amsterdamist edasi läksime Rotterdami ja Rotterdamist edasi tulime siia, kus me oleme. Jõhker tuul on väljas, aga jumala soe on ka. Ja mis ma mõtlesin, et mul oleks vaja ju autodele hooldust ka teha ja hoolduse jaoks on vaja varuosasi. Kus ma varuosasi leian? Loomulikult estus.ee parima hinnaga varuosad sinu autole, minu autole, su sõbra autole, su ema autole, su isa autole ja absoluutselt igale su kliendile. Seega, kui sul on vaja varuosasi, siis kindlasti pöördu estus.ee poole ja äkki varsti on sooduskood ka, siis saab veel paremaks selle hinna. Aga mina lähen mängin hokit nüüd. Aleksander Pihaja tegi meile ju sillastendi ja palusin, et ta keeraks mulle natukene rattad rohkem kokku, onju. Ja nüüd auto käitub nii, nagu mina tahan.
aga mina ei teadnud, ma niimoodi tahan, et vajutan gaasi, kohe hüppab, minu jaoks on väga võõras, ehk siis nüüd on vaja uuesti harjuda, kuigi peaks olema justkui, seal oli, ma ei oska täpselt öelda, aga seal millimeetrites küsimus ja tunne on täiesti teine, väga võõras on, aga samas on palju ägedam, palju agressiivsem ja nüüd ta teeb seda nagu äkilisust on tal, mida enne ei olnud, enne oli siuke ujuv, aga ma tahtsin äkilisust. Sain oma äkilisuse, hakkan õppima uuesti sõitma selle autoga. Ei saa klippe kätte, ütleb Vitalik mulle. Hirmus on, aga muidu on täitsa okei. Juba varsti äkki.
Ja ongi meie treenipäev läbi saanud, väga edukas treenipäev oli. Viimasel ringil ma lasin autol ise sõita. Eelnevalt ma olen isegi kuidagi nagu üritanud kinni hoida teda või kuidagi rooli sähkimist oli hästi palju ja mulle tundus, et auto on juhitamatu. Aga kui ma lasin tal endal sõita, et lihtsalt davai, mine sõida on ju. Ja ma sain aru, et auto sõidab ise, et ei ole vaja roolis kinni hoida. Streedi autoga toimis see alati, ma ei hoidnudki kunagi rooli kinni ega ei aidanud kaasa ega mitte midagi. Lihtsalt lased lahti, püüad kinni. Selle autoga mul ei ole nii õnnestunud. Kas ma kartsin või midagi veel? Hetkel ei oska öelda, aga viimase ringi tegin niimoodi, et lihtsalt nagu samamoodi. Lasin lahti, püüdsin kinni. Mitte kordagi kässarit ei tõmba, kord auto sõidab. Ja ma nüüd ei saa aru, miks ma olen terve eelmise hooaja ja üleüldse nagu takistanud tal sõita nii, nagu tema peab seda tegema. Ühesõnaga, mina olen mega rahul ja Vitalik on ka väga-väga rahul. Tegi küll natukene haiget autole, aga drift on drift, kahjuks asju juhtub ja kahju loomulikult sellest värskest kilest ja värki, aga lõppude lõpuks oluline, et Vitalik sai väga hea sõidukogemuse ja väga hästi on näha, kuidas talvetrennid aitasid talle kaasa, sest nüüd ta sõidab. Eelmine aasta oli siuke, oleme ausad, see oli ta esimene hooaeg, esimest korda proovis kuival asfaldil, aga nüüd see aasta ma arvan, et saab asja, ma loodan. Seega Vitalik, sa niikuinii vaatad seda videot, seega ära alt vea, et sõida ikka täiega ja punktid ja poodiumid, nagu mina kunagi omal ajal street klassis. Aga mis seal ikka, aitäh kõigile, kes vaatas seda videot ja kui sa veel pole subscribe'inud, palun tee seda. Meil on 5000 jälgijani natukene puudu ja tõesti on vaja seda. Ja kui subscribe nupp on vajutatud, siis kindlasti vajuta like, kirjuta kommentaar, jälgi mind Instagramis, Facebookis ja ka siin YouTube'is. Ja näeme juba varsti, järgmine video on meil juba võistlused. Tšau!